Tere! Me oleme Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi tähefüüsikud ja räägime teile täna Euroopa Kosmoseagentuuri missioonist Ariel, kus ka Eesti astronoomid kaasa löövad. Päikese ümber tiirleb 8 planeeti, millest üks on ka meie oma Maa. Teiste tähtede ümber tiirlevaid planeete nimetame eksoplaneetideks ja neid me oleme tänaseks leidnud juba ligi 5000. Paljud neist on väga eksootilised, kuid kahjuks me teame neist siiski suhteliselt vähe. Ja eriti huvitaks meid, millised on nende atmosfäärid. See aitaks meil mõista paremini planeetide tekkimist, kliimat ja ka vastata küsimusele, kui levinud võiks olla elu universumis. Tõravere teleskoobid pööravad nüüd üha sagedamini eksoplaneetide ematähtede poole, et teha kosmosemissiooni eduks vajalikke eeluuringuid. Arieli võime mõõta eksoplaneetide omadusi määrab nimelt see, kui hästi tunneme nende ematähti. Eriti huvitab meid tähtede keemiline koostis, mis on seotud planeetide tekkega. Ühtlasi aitavad meie vaatlused Tõraveres valida Arieli mõõtmisteks parimad ajahetked, et kalli kosmoseaparaadi aeg raisku ei läheks. Teaduse ja tehnika eesliinil tegutsemine toimub tehnoloogilise innovatsiooni ja alusteaduse rahvusvahelises koostöös. Üle-euroopalises Arieli projektis osaledes annab Eesti olulise panuse uuringutesse, mis selgitavad päikesesüsteemi, planeet Maa ja meie biosfääri kohta universumis. Kosmoseteleskoop Ariel stardib 2029. aastal ning uurib umbes 1000 eksoplaneedi keemilist koostist. See tugineb niinimetatud varjutuse meetodile, kui planeet läheb oma tähe eest läbi. Arieliga tehakse seni kaugelt kõige ambitsioonikam planeetide atmosfääride uuring.